Et vaimses elus on ka nii, et algus on lihtne, siis on raske, siis on jälle lihtne. Et algus on selline sentimentaalsus, fanaatilisus, kõik läheb lepase reega, ingli puudutus muudab mind ühe päevaga müstikuks, pühakuks ja ingliks. Siis vaatad, oi, kus seal alateaduses on kogunenud läbi elude samastamised, hirmud, viha, iha, kadedus. Siis hakkab seiklus pihta, lahe seiklus, naudid teekonda, aga seal on tõusud ja mõõnad ja pisarad ja naer ja kõik ja Ameerika mäed ja siis lõpus on jälle lihtne, kui sa oled spontaanne, jälle saanud selleks, kes sa algselt oled, teadvustad ennast hingena, mitte kehana ja mõistusena. Ja siis selline sõna nagu empaatia, selle üle võib ka filosofeerida, et mis rasket on, siis ütled, et armasta kõike ja ole õnnelik. Ütled niimoodi, eks inimesed ütlevad mõnikord hästi lihtsalt, õieti ütlevad, lihtsalt ja selgelt. Aga siis, kui sa pole nagu sellist detailset sügavaid teadmisi argipäevas, mis pühakirjad tegelikult annavad läbi nende lugude, vastad ajale kohale tingimustele, kuidas ja inimtüübile, kuidas see areng peaks olema, vaimne areng. Välja tuleks siis keha samastamisest, ahankarast, valeegost. Et siis, seal on nagu palju nüansse, ja siis samamoodi ma võin öelda, et olge empaatilised. No aga mis see empaatia tähendab siis? Empaatia tähendab seda, et ühtepidi sa ei tohi ennast ära unustada, sa ei saa teisi aidata nii palju. Eks ju, kui sa arvad, kui sa ise oled veel sinu harjumused ja sinu teadus ja sinu iselooma omadused ei ole veel väga kõrgel, aga üks enese puhastamise varianti on see ka just, et sa laiendad empaatiat ise, kui sa ise oled veel põlvili, eks ju, aga kui keegi roomab, siis saad aidata tema põlvilina, kuigi sa ise veel loomad põlvili nagu. Et see empaatia laiendamine tegelikult on seotud selle õnne-energiaga, nagu hinge loomuliku seisundiga. Nii kaua, kui meil sisemised hingelevelil ei oska seda balanssi hoida, vastata ajale kohale tingimustele, et mis on nagu hinge suhtumine maailma, et kõik on võrdsed ja samal ajal siis väliselt sa arvestad kõikide aspektidega, erinevad rahvused, erinevad vanused, erinevad ühiskondlikud, seal rikas, vaene, eks ju, vana, noor, mees, naine, eks ju, ülemus, ma ei tea, lapsevanemad, kõik erinevad aspektid elus, et sa pead nagu arvestama nende erinevate kihtidega, nagu poliitiliselt olema korrektne, aga see poliitiline korrektsus tähendab see, et sisemiselt sa nagu sinu empaatia on nagu kõigile suunatud ja tegelikult sa laiendad seda kunstlikult, sa ei saa seda laiendada. Aga kui sa saad aru, et sa oled lahutamata osake tervikust, et kõik on suur pere, eks ju, siis see võib olla valus kohati, aga sa hakkad nagu tundma ka teiste valu, et teised on ka eksinud, teiste samastamisi ja teiste neid tupikuid, kuigi need ise võib-olla ütlevad, et sina oled hull, eks ju. Kuigi sa tead, ma olen ka hull, aga ma saan aru, et ma hull olen. Aga nad ütlevad, ei, meie oleme väga normaalsed. Peab aus olema, et jah, olemegi nagu mingites valades luupides, vales mõõtmes oma teadusega, eks ju, kus nagu surma ootab nurga taga. Et see empaatia laiendamine ongi, et sa õpid siis, kuidas seda armastust ja tähelepanu võimalikult vastavalt omale tasemele nagu jagada. Ütleme, sa ei saa aidata kedagi, eks ju, näed seal keegi justkui võõras, aga sul on nii kahju sellest inimesest, siis sa saad palvetada ta eest korraks. Sa oled nagu peenkehast, sa märkasid kannatust, eks ju, või siis mingi mõttetu väike putukas, eks ju, mõtled, et see mõttetu, ikka aitate rahulikult välja, eks ju, võtan suvi ka pealt on lihtne. On samasugune hing nagu sina, hirmunud eksinud, eks ju, näiteks. Et ja niimoodi hakkad kõikide elusolendite peale, eks see ongi sinu ka isikliku vaimse arengu paralleel. Mitte ei visku, et ma olen Jeesus Kristus, tulge lapsed kõik minu juurde, seda sa ei vea välja. Aga ikkagi hakata märkama seda suurt pilti ka, suures pildis eksisteerivad elusolendid, kes on nagu sina topikusse jõudnud. Kas nad seda teadustavad või ei teadusta, aga kes arvavad, et nad on see keha. Aga mu papa kõik, ma olen see papa või mina ka arvan, ma olen see Arne Lauri Eesti vanamees. Need on nagu vahendid. Ega siis sa ei pea jopet vihkama nagu oma kehagi, keha on püha tempel. Jope on väga vajalik, aga see on jope, varsti pannakse varnama.